Kui pikk on teie karjäär teedehituses? Meil on arvutid kaasas. Ütleme, hakkasime peale 1959. Nii on siis 41, 50, mis ta on, 53 aastat. Selle rohkem kui poole sajandi jooksul olete te kokku arvutanud, kui palju te selle aja jooksul olete teid ehitanud? Täna hommikul hakkasin mõtlema ja pole aimu ka. Aga nüüd on 1000 kilomeetrit, muidugi Austraalias kilomeeter ei ole mitte midagi. Aga noh, ei tea. Mis sinna sisse kõik mahub? Kui erinevaid objekte, et ettekujutust anda? No, oleneb, kus sa teed ehitad, eks ole. Linnas muidugi on need kõige kallimad Rolls-Royce'i moodi, mida kaugemale sa maale lähed, seda teistmoodi on ehitus. Ja muidugi missugust liiklust ta peab kandma. Näiteks meil on peateid, kus on 40% on rasked veoautod. On peateid, kus on ainult 5%, nii et sa pead kõik need arvesse võtma. Millised on need asjad teede ehituses, mida teie Austraalias tegite esimesena? Issand võts. Vaata juba noorest peale ikka midagi mõtled välja. Mina olin 25 aastat vähemalt, kus ma võtsin isiklikult osa ehitusest. Ja siis iga kord, kui midagi jälle tuli, siis tuli välja mõtelda, et ehk on parem viis. Ja nii palju asju, mis on aastate jooksul juhtunud, aga muidugi niisugused asjad nagu kuidas moodi soodest läbi minna ja kuidas lõhkeainetega soo vedelaks teha. Ja siis, et see kiht vajuks sinna sisse. 60. aastast töötasime välja näiteks, mis kutsutakse Critical Path Networking, mis oli esimene Austraalias ja esimene just teede kohta. Esimene see oli Ameerika allveelaeva ehituseks, Nautiluse ehituseks. Mida see Critical Path Networking tegelikult oma sisult tähendab? See tähendab plaanimine, see on loogika, kuidas moodi sa kõik need tee-ehituse osad, mis järjekorras, kuna sa järgmisega peale hakata ja millal on interference, mis segavad järgnevaid etappe. Ja siis see oli isegi aastas, mis mina joonistasin 1966 selle välja, selle ajal muidugi me tegime kõik käsitse. See oli aastaid maanteevalitsuses klaasi all, näidati üle maailma rahvale, et vaadake, et meie tegime juba niiviisi 1966. Ja siis, aga noh, kui ma midagi teen, siis ma ikka panen oma väikse nimekese sinna alla kah, mul hea lühike nimi, keegi ei pane tähele seda. Ja aga siis, noh, enne rääkisime nüüd kõige moodsam, mis oli see, sai tehtud, on see 40 kilomeetrit Sydney ümbersõidu teed, betoontee, mis sai kõigepealt valatud täislaius umbes 12 meetrit ühe korraga. Ja samuti on see ilma vuukideta, nii et ta on monolüütiline ühest otsast teise ja üle sildade ka. See on siis 40 kilomeetrit korda 12 meetrit. Ja. Üks suur tükk. Ja. Kui suur väljakutse see oli sellist asja teha? Kuidas te mõtlete? Kui raske seda oli teha? Ei, no ta oli raske sellepärast teha, et ei olnud enne tehtud seda. Laius ei ole midagi, me seda teeme, meil on masinad, mis teevad seda, laius saab teha, aga iga kord, kui silla juurde tuled, siis pead panema fuugi, et sild saab oma ette paisuda ja kokku tõmmata ja tee oma ette. Ja nõks on see nüüd, et töötada välja nii, et kõik need paisumised, mis juhtuvad ja seal 40 kilomeetri peal on mitte vähe. Mitte vähe. Aga noh, saab ka välja töötada, aastaid tagasi ma tegin ühe teadusliku töö, mis näitas, et ainult see õige paisumine on viimase 150 meetri peale. Et ülejäänud see raskus
on rohkem kui see paisumise need surved on, eks ole. Ja see on ikka seal, ma loodan, ma veel saan teile näidata, et ta nüüd üle öö katki ei lähe, aga ta on nüüd juba 3 aastat vastu pidanud. Ja sellega me võitsime Ameerikasse auhinna, et see oli esimene maailmas. Ja nüüd, kui ma kunagi Eeru lähen, siis ma kirjutan täpselt üles, kuidas moodi seda välja tuleb töötada, seepärast meil ei ole seda õiti. Meil on kõik need ülikooli teaduslikud tööd, eks ole, mis ette võeti ja need on võib-olla 10 sentimeetrit paksud. Aga see tuleb nüüd teha niiviisi, et inimesed, noored insenerid tulevikus saavad kasutada ka. Praegu ei saa, seepärast ei ole üles kirjutatud. Mis on ainult teie peas see teadmine siis? No ta ei ole minu peas, aga ta on üles kirjutatud teaduslikus töödes, mis on nii paksud, kes võtta 2 nädalat ära, et üldse lugeda. Kui me läheme nii-öelda kõige algusesse, siis kui teie Austraaliasse tulite, kui vana te olite? 13. Te olite 13-aastane poiss. Inglise keelt rääkisite? No mul on kooli inglise keel, mis see on, eks ole, me hakkasime, Saksamaal olid ju Eesti koolid, juba kohe tehti. Ja 3. klassist algkoolist hakkas inglise keel peale, aga need olid niisugune, sellega üldse läbi ei saanud ja muidugi, kui sa pidid kuulama üht inglise keelt rääkijat, see oli niisugune pudikeel, nagu inglane peaks eesti keelt kuulama praegu, eks ole. No siis oli raskusi, siis me läksime, mind saadeti, mina käisin Saksamaal paar nädalat esimeses gümnaasiumiklassis isegi, Eesti koolis. Aga selle aja peale, kui siia saime, kaotasime aega ja pandi mind teine aasta oli pool läbi, kuhu mind pandi. Ja siis gümnaasiumis? Jah, aga see oli põhikool, see oli jäänud 3 klassi. Ja siis poole aasta eksamid oli nädal aega hiljem, kui ma siin sain. Ja meil oli 3 klassi ja 129 õpilast oli seal. Ja siis toodi need eksamipaberid ja tuli koju viia, isa pidi alla kirjutama, et on näinud ja igal juhul mina tulin 127, 129. Nii et 2 heli jäid minust vahepeal. Matemaatikast sain läbi. No ja aga siis aasta lõpul läks juba sain teiseks ja... Et sellest 127. kohast tõusite teiseks poole aastaga? Aasta lõpu, jah. Ja siis isa ütles, et no kes siis esimeseks tuli? Ja mul oli üks hea sõber, üks vene päritoluga, üks Alex Tšuvaski, kes olid Mansuuria kaudu siia tulnud, nad ei olnud kommunistid. No jumalukene, kui ta kuulis, et see on venelane, siis mõeldi, kas visatakse poiss majast välja või peab ennast võlla tõmbama või mis jama see on, venelane lööb meie poissi. Et vene päritolu sõber tuli esimeseks eksamites ja isa ei seedinud seda? Ei. See oli niisugune tragöödia majas, mitte ainult üks kord, see oli ikka mitu nädalat käis. Aga see, et pääseda nendes eksamites täitsa ette otsa, see oli väga-väga tähtis edasises õppedes. No järgmine 3. aastat, siis ma ikka jäin sinna ette otsa ja vaene Alex jäi 5. Aga siis me alles saime aru, vaata noored natid ei tea ju ka seda, et nendest põhikoolidest sai ainult esimesed 4 edasi gümnaasiumi. Ja esimesed 2 said ühe kõige paremasse gümnaasiumi, mis siin oli, ja siis järgmised 2 Paramatasse, mis oli ka gümnaasium. Sel ajal oli 11 gümnaasiumi jäänud sinis. 11, 1,5 miljoni elanikku. No, see sai siis lõpetatud ära ja niisugused asjad nagu matemaatikad ja füüsikad ja asjad mulle meeldisid ja siis ma läksin ülikooli. Kuidas see õppetee edasi läks siis? No kõigepealt sisseastumiseks ülikooli pidi tegema niisuguse eksami, mis kutsutakse vocational guidance, nii et nad töötavad välja, mille peale sul rohkem annet on, et kas sul saaks arst või insener. Seda ma ütlen tasa, et ma olen ei kuule. Ja minul tuli välja, et minul oleks pidanud arhitekt tulema. Ja mina vaidlusin vastada, ei niisugust asja ei ole, et ma tean kõik need maailma kõige pikemad sillad selle aja peale ja korjasin omale niisugust, kirjutasin raamatut ja
no ikka hakkasin siis inseneeringut tegema. Kuidas see huvi teil tee-ehituse ja inseneri elukutse vastu tekkis üldse? Kui suurest... See oli rohkem kogemata. See oli niiviisi, et kui me juba 4. aastas olime, kursus oli 4 aastat insenerikursus, et kui me juba 4. aastas olime, siis ma panin tähele, et kõik need ülejäänud selid olid mingisuguse scholarshipiga teatud firmade juures ja saivad taskuraha. Ja mina olin ainuke, kes mõtles, et et nüüd, kui ma nüüd lõpetan, eks ole, et siis on maailm on minu ees, siis ma pakun ennast igale poole. Aga siis ma vaatasin, nad saavad nii head taskuraha ja ma mõtlesin, et et ma siis hakkan seda asja vaatama ja esimene koht, kuhu ma läksin, oli Maanteeamet. Ja need kirjutasid mind kohe 10 minutiga sisse ja hakkasid mulle raha andma 10 naela 2 nädala peale, mis oli hirmus suur raha, et kui sa olid tudeng, kes elas nagu ütleme 5 krooni päevas või nii, eks ole. Ja siis ma jäin sinna Maanteeametisse. Ja lõpuks jäitegi ju 30 aastaks. Kuidas? Lõpuks jäitegi 30 no jaa, aga siis oli niiviisi, et ma pidin alla kirjutama, et ma ei lähe kuskile 2 aastat, ma töötan neile. Aga siis, nii kui mul see ülikool läbi oli, siis nad ütlesid mulle, et sa tahad magistri seda teha, et sa juba siin oled, eks ole. Et see käib sul 2 aasta hulk ka veel. No siis teime selle ära ja siis ma tegin 3 aastat seal. Muidugi, esimene töö oli, ma ei ole kunagi abiinsener olnud, kohe pandi mind kuskile ühte teemeistri kohta Tallinnasse, mitte Tallinnasse, Tallinnasse. Ja see oli, mul oli 50 meest ja seal sai seda asja vähehaaval õpetud ja õpitud ja siis seal juhtus üks niisugune suurem tee. Ja siis järgmine asi saadeti Hume Highway peale Sydney või sinna Jassi ja nii ta vähehaaval läks ka kohe üles. Kui te kohe ülikoolist tulnuna sattusite 50 mehe nagu töödejuhatajaks või teemeistriks, kas oli raske ennast kehtestada seal? Kuule, kui ma tagasi ei olnud raske, seepärast ma olin 198 pikk, mul ei olnud midagi raske kellegi. Aga siis tagasi mõteldes ma oleks ikka pidanud natukene tegema õpipoisina nii pool aastat abilisena. Seepärast, et kõik oli võõras ja ma pidin nii palju õhtuti lugema ja õppima, kuidas moodi nende funktsioon käis ja nii edasi. Aga sai ära tehtud ja siis nähtavasti siis nad olid küllaltki rahul. Et siis sellest peale mul hakkas minema see nagu roni mööda treppi üles. Millised need teed olid, mida te alguses ehitasite? Mis need ülesanded alguses teil olid? No see esimesed teed olid seal Tallinnas ja see oli nii, et osa oli umbes 4 meetrit lai asfalt ainult. Ja kui need suured hakkasid tulema suured veoautod ja nii edasi, et ühedesest mööda saada, pooled olid kraavis, eks ole. Kõigepealt tuli neid hirmus kiiruga teha natuke laiemaks ja tugevamaks. Ja siis sellel ajal ei olnud veel see maa mõõtmine oli ikka niveliiridega ja niiviisi, mitte nagu nüüd päikese ja kuu kaudu. Ja sa pidid ise selle maa mõõtmisega ära tegema. Liinid ajama ja õpetama oma mehi, kuidas lugeda neid, kui kaugele panid selle pulga sisse, kui kaugel on see centerline ja nii edasi. Ja ta oli ikka omamoodi, ta oli päris nii, kui nüüd tagasi mõtelda, nii kui kiviaegne, eks ole. Aga sai tehtud. Ja mõned pidasid väga kaua vasta. Kas selline teetööline olla toona Austraalias, see oli selline lihttööline? Kes need rahvuselt näiteks olid need? No maal, seal kus mina olin, mul vist ei olnud ühtegi välismaalast peale minu. Need olid kõik Tallinna, mis on Queenslandi piiri lähedal. Ja siis mina olin selles, isegi mina pidin palka maksma, huvitav oli sellel ajal oli veel niiviisi, et see raha oli sinu nimel, mis sa kasutasid, mitte selle büroo nimel, eks ole.
ja siis, kui ma palka maksin, siis ma avastasin, et mina olin sellest 55 mehest kõige madalama palga peal. Nad said igasugused ületundi ja igasugused teisi asju. Aga me saime lõpuks päris hästi läbi, eks ole, nii et mina tegin kõvasti sporti ülikoolis, näiteks ma esimese aastas olin 5 spordist ülikooli meeskonnas ja nii kui maal olin, hakkasin sporti tegema, spordiga saad kohe suhelda, treenisin naiste korvpallimeeskondi ja niisugused naiskondi ja siis kiiresti suhtlenud ja see koht oli ainult 3500 inimest seal. Nii et ei võtnud kaua, et ma olin Apex klubis ka veel. Apex on Austraalia võrdne, kui on Rotary ehk Lions. Ainult Apex pead olema alla 40. Seal järgmine aasta olin juba president ja siis me teadsime juba kõike ja tegime igasugust asja. Nii et siis ei võtnud enam kaua ennast sisse lüüa niiviisi. Kui pikalt see Pallinna periood kestis? 3 aastat. Ja mis edasi sai? Siis ma läksin Yessi. Yess on selle Hume Highway peal, mis on Sydney Melbourne'i tee, kus see oli nüüd 63, kui ma läksin sinna. Aga 58. aastal seal osa seda teed oli nii halb, et see terve peatee, nii kui ütleme Tallinna-Tartu maantee, pandi 3 kuud kinni, üldse läbi ei saanud. Ja siis, mis see tähendab, kui suured need asulad olid, mis siis ära lõigatud olid seal? See oli Tarkata, tegelikult see oli üks ainuke asula, mis oli ära lõigatud, aga see oli, selle ajal võis olla, ma ei tea, aga ütleme 3-4 tuhat. Aga siis see liiklus oli ikka tuhandetes, nii et see pidi maa pealt, maa seest ringi sõitma ja hiiglasuured tragöödiad olid ja siis ja mulle öeldi ka, et 6 kuud või otsid tööd, eks ole, kui sa korda et kui poole aastaga korda ei tee, siis on otsi uus töökoht. Ja. No muidugi öeldi nalja viisi, aga see oli tõsine asi. No vähemasti eestlasele tundub Austraalia selline kauge ja metsik maa, palju tühja kõnnumaad, kõrbe ja pikad vahemaad. Kui raskeks see teie töö tegi? Harjumise asi. Näiteks see, mis on Eestis pikk maa, siin ei ole üldse pikk maa, sa harjud ära. Näiteks Sydneyst Melbourne'i on 900 kilomeetrit. Kui ma noor olin, noorem kui 75, siis mõtlesime, lähme nüüd laupäeva õhtul Melbourne'i peole või kellegi sünnipäevale. Hakkasime reede õhtu sõitma, sõitsime öö läbi, tegime peo ära, magasime pühapäeva poole päevani ja sõitsime tagasi. Aga see oli juba siis pikk, aga näiteks me oleme Mallega sõidame Adelaid ja 1500 kilomeetrit oleme 24 tunniga sõidnud mitte midagi. Aga töös, teedeehituses, kas see on ekstra probleem, et vahemaad on nii suured, sa pead kusagil täieliku tühjuse keskel objektil ehitama? No nüüd ei ole, aga vanasti oli, sellepärast siis sa pidid laagrid ehitama, kus sa mehed paned. Nii kui sa laagri ehitad, pidid kokad olema, pidid söötma neid. Kokk pidi siis süüa tegema mingisuguse lahtise tule ja plaadi peal ja potidega, mitte nii kui nüüd, et paned kuskile stepsisse, seina sisse. Ja see, et seda organiseerida neid laagreid ja siis mehed lähevad ja nädal lõpul koju, eks ole. Siis pidi sul igasugust valveid, mis ei olnud sellel ajal, need turvamehi ei olnud niisugust asja, et sul seda laagrit tühjaks ei varastada ja niisugused olid need probleemid, aga noh. Ja see oli teie ülesanne seda korraldada? No kui sa olid see teemeister, eks ole, ja meil oli 33 niisugust linnakest, kus need teemeistri kohad olid. Kui sinu korras oli kõik, maksmine ja arvutamine ja kõik. No mis probleeme seal veel oli? Vaata, inžineridel ei ole üldse probleeme. Inžineridel on, mis inglise öeldakse challenge. Väljakutse. Väljakutse. Et kui sul midagi on vaja teha, siis sa töötad selle välja, kuidas seda teha saab. Nii kui sa ütled, see on probleem, siis hakkab seda valutama ja nii edasi. Aga kui me räägime tee-ehituse
tee-ehitusest, mis need challenge'id seal peamiselt olid siis? No olen jälle kus kohast, aga üks näiteks on see liiklus. Austraalia ei saa niiviisi teha teid näiteks nagu Eesti, ma tean, Tallinnas käisime, Tartu maantee pani soagi kinni sealt Liivalaiast või sealt, eks ole. Meil liiklus peab kogu aeg käima. See on juba üks asi, et sa välja töötad, kuidas see on ja ei ole piisavalt palju kõrvalteid, et saaks liiklust mööda juhtida. No kus need kõrvalteed on, eks ole siin, kui sa, muidugi, mina olen olnud peateede peal olnud. Ja kui sul on peateega, siis miks sul peaks 2 tükki neid kõrvuti olema seal. Aga siis, muidugi, kuidas sa kohalikudega läbi saad ja töö andmine või töö mitte andmine ja kuhu sa oma mehed paigutad ja kus sa oma tööjõu saad ja nii edasi. Kas tee-ehitajad olid alati teretulnud igal pool? Mõnel pool ju võib-olla näiteks ei sallita tee-ehitajaid, et... Kunagi enamasti ei sallita enne, kui sa sinna jõuad. Ja mis mina tegin, eriti kui ma olin selle Hume Highway peal, olin see, et kui meil oli ära plaanitud, siis ma kutsusin kõik selle linna või küla krempli kokku ja mul oli kõik välja töötatud, mis ma pean nendele ütlema, kui hästi me teeme ja kui vähe me neid segame ja ma ikka räägin seda juttu, kui ühes kohas üks Meruul on, kus me väikene külakene, võib-olla 1000 inimest või vähem, pidime minema ümber ringi, et lõikast ära. No siis organiseerisime kohalikud naised võileibu tegema sinna õhtu ja minu see foorman organiseeris 4-5 kasti õlut, mis me panime kohe ukse kõrvale, nii et kui nad sisse tulid, nad nägid, et see oli seal, et võib-olla see oli nende kasutuseks ka. Ja siis meil oli kõik valmis töötatud, kudasmoodi, mida me räägime ja mis on vaja, et mis küsimused võivad olla. Ja umbes 2 tundi hiljem üks mees tõstis käe üles ja ütles, et kuule aitab küll, et teeme selle kasti lahti hoopis. Ja pärast on kõik sõbralikud, kui nad näevad, et sa oled siiski nende poolt ja sa tahad teha õiget asja, õiget tööd, eks ole, ja õige, ei tule sõna. No jah, olgu nii. Aga see oli siis ka teie asi nii-öelda maha müüa see kohalikele vajadusel? Ikka. Ja siis mõni hakkas vahel, kui oli tee läks näiteks uut rada mööda, marsuuti mööda, siis sa pidid kohalikudega veel läbi rääkima, eks ole, ma tahan siit võtta ja nii võtta ja mul oli ühe selliga hirmus ära ühe koha peal, küll tema vaidles ja ta oli kohaliku valla abivanem. Ja ma ütlesin, kuule sõber, et kui sul nii raske on sellega, me ostame sul käest selle maa kõik ära, eks ole. Ja siis ta jäi vait. Ja lähme tagasi ja siis minu üks mees ütleb, et kuule, kas sa tead, kui palju tal maad oli, kui sa hakkad ostma. Ja tal oli midagi 10 000 aakrit või 4000 hektari või midagi. Et see oleks läinud mitukümmend miljoni maksma, eks ole, mina suure suuga ütlen, me ostame ära. Ja õnne oli, et ta vait jäi. Aga siis üks asi, mis on minul alati olnud ja ma töötasin seal 30 aastat ja minul ei olnud ühtegi streiki, mis oli kohalikud, tähendab, olid, kui terve riik läks välja mehed või nii edasi. Aga siis me tegime kõik need probleemid, challenge'id lõpetasime siis. Milline on olnud kõige raskem, kõige keerulisem objekt? No võib-olla kõige keerulisem võib-olla on see esimene, mis ma näitan teile, see Moringa Expressway, mis ma näitasin pilti ka natuke aega tagasi. Just sellepärast, et ma tulin maalt, olin harjunud teha tee, mis on Tartu maantee moodi tee ja seal on 4 tükki ühe kõrvuti ja siis kõige laiemas kohas on 23 liini, lanes ühe silla juures. Ja see oli nii, et maalt tuled ja see linna sees ja niisugune võttis tükk aega, et sul aju sellest aru üldse sai. Kuidas see niiviisi läks, et maal teid ehitanud mees siis riigi kõige suuremasse linna kutsutati? Kas see oli nagu teatud preemia või?
no võib-olla neil ei olnud kedagi rohkem seal kutsuda, aga nad vist arvasid, et võib-olla see selleks saab hakkama. Jah, et miks just teid välja valiti? No ma ei tea. Ma olin nii viisakas, võib-olla selle pärast. Ütlesin igale ühele, andsin alla, ütlesin, ja härrad, teeme nii. Ei tea, aga noh. Kui esimest korda teile räägiti sellest, et Arvo, et võt, meil on nüüd selline projekt, mis te siis arvasite sellest? Ei räägitud üldse. Tuli kirja ütles, et öeldi, et 6 aja pärast olete see suur, selle ajal olid residendi inžineers, projekti manager, selle tööl. Ja nii see asi käis, kui käisid ükskõik, kes on mööda maad, käisid ringi või tulid linna. Aga mida see nagu eraelus tähendas, et kas see tähendas ka iga kord, kui te seda piirkonda vahetasite, siis pere pidi ka kolima kaasa? Ja sellel ajal anti sulle maja, aga sa pidid üüri maksma. Aga üür oli umbes 2/3, mis oli harilik üür. Aga sul oli alati maja olemas. Aga mis oli probleem, oli see, et lastega koolidega, vaata, kui sa lapsi tõstad ühest koolist teise kogu aeg, ega see ei aita või ei ole hea neile. Aga see tähendab, et teil oli siis elus või seoses selle tööga 3 või 4 suuremat kolimist? Siit Pallinnast Jassist linna, Newcastle, Goulburn, sinna 6-7 tükki vähemalt. Umbes 3 aastat olid mul need kõik. See oli 3 aasta sees? Ei, ma ütlen need... Iga periood? Seepärast 2 seda, Newcastle'is ma olin 3 aastat see, mis kutsus divisional engineer, see põhja piirkonna see, ja siis ma olin Goulburnis veel, mis on Sydney ja Melbourne'i tee peal 3 aastat. Aga noh, kuidagi hakkama saab lõpuks. Ainuke asi, et lõpuks, kui mu poeg oli veel noor, tema käis algkooli ajal, meil oli 4 seda liigutust. Olgugi, et see viimane oli tagasi, kus ta algkooli peale hakkas Newportis, minu maa on Newportis. Ja siis ega see lastele ta ikka ei kõlba. Ja kuidas pere suhtus sellesse? Tollane abikaasa? Ei noh, eks nad olid vanamehe poolt, keegi pidi raha teenima. Ja. Kui te võrdlete seda, kuidas teid ehitati siis, kui te alustasite ja kuidas seda tehakse tänapäeval, kui suur see vahe on? No tegelikult vahe ei ole nii suur, suur vahe on masinatel. Põhimõtteliselt on sama. Nüüd on näiteks masinad betooni, me valame terve tee laiuse. Siis pidime valama ainult 3,5 meetrit, eks ole, olid niiviisi. Nüüd on mulla earthworks, mulla tööd. Scraperid ja suured truckid võtavad 50 kuni 50 kubikmeetrit peale. Siis oli kõige suurem võib-olla 15 või 20, eks ole. Nii et masinatel on vahe ja me teeme palju kiiremini nüüd. Aga mis teeb selle asja aeglasemaks on see, et kui teed plaanitakse, siis võtab 1,5 aastat umbes, mis kutsutakse environmental impact statement. Et et mitu sibelgat seal ära tapetakse ja nii. Keskkonnamõjud. Ja see nende läbirääkimist, see on juba 1 aasta aega läinud. Ja see maksab vähemalt 1,5% tee hinnast. Ja siis tulevad igast asjad sinna juurde, mis sul on vaja juurde, nii et sellel ajal, kui mina tegin teed, näiteks see Warringah Expressway, meil oli 5 inženeri. 4 inženeri, minuga kokku 5. Nüüd seal oleks vähemalt 15, kes igatsust asju, tervishoiumehed ja et need ühiskonna liaisioni mehed ja igatsugused asjad. Näiteks, nagu ma ütlesin, selle Warringah'l ma pidin panema kinni 10 lõbumaja. Nüüd oleks kindlasti seal see keegi, kes nendega räägiks iga päev ja ütleks, kuulge, prellid, et väga kahju, aga... Need olid siis, mis jäid ette kiirteele? Jah. Tõmmati maha 400 maja, võtsime maha 404 maja.
ja nüüd on see ehitamine sellest poolest palju raskem kui siis on. Mis täpselt oli teie ülesanne seal Moringa Expressway tegemisel? No mina olin project manager või selle aja kasutuksi resident engineer. Nii et need kõik see, mis seal koha peal juhtus, oli minu all. Kuskil peakontoris oli direktor veel, eks ole. Tema oli... Et te olite nii-öelda objektil, olite boss? Ja. Palju mehi seal töötas? Ei tea, ma pean mõtlema. Kaua kestis see kogu ehitus? 3,5 aastat. Ja see oli toona Sydney suurim? No see oli Austraalia kõige suurem siis. Ja seal oli nii, et seal oli väga palju lõhkeainet oli vaja, ta on väga kõva kivi. Ja isegi, no ma olin, nagu ma ütlesin ennem, et lõhkeainetega noortel meeldib ju mängida, eks ole. Ja näiteks me ühe cutting lõikuse tegime ühest haiglast, mis on umbes 15 meetrit. Täna me peatame seal kinni. Ja et sa lased selle tee sealt välja ja haigla on 15 meetrit kaugemal. Juhtus igatsused õnnetusi, näiteks vahel plahvatused läksid natuke metsa ja mõned kivid lendasid natuke kaugemale ja üks vaene proua, kes seal ühe koha peal elas, tema ikka helistas mulle iga paari nädala tagant, et jälle läks katusel 5 kivi katki. Aga see on töö. Mingid suuremaid õnnetusi ei juhtunud? Ei olnud ühtegi õnnetust. Vaata meie, ei tea, ei mäleta ei ole. Aga et seda linna sees teha, me pidime seda kohalikku liiklust ringi suundama 65 korda 3,5 aasta jooksul. Seepärast seal oli ju linna sees. Ja teine asi oli, et selles 65 oli veel 15, olid väga suured niisugused tiitoorid. Ja need on omaette olid probleemid sellepärast, et kui sa iga 2 nädala tagant oli mul see meeting, busside mehed pidid kohal olema, politseid pidid kohal olema, tänavatuled pidid üleval olema, kõik kohalikud need vallad ja asjad, igaüks pidi oma meeskonna teatama, vaata, et nüüd bussid peavad nii sõitma ja üks buss läks ümber, mul tuli praegu meelde. Ja nii, et see oli üks suur challenge, eks ole. Ma kuulangi, et tegelikult selle töö üks osa on see joonestamine ja matemaatika ja ütleme inseneri pool, aga väga suur osa on ka selline inimestega suhtlus ja psühholoogia. Ja. Ja väga tähtis on, et sa inimese saad enda poolele, et ta võib telefoni üles võtta selle asemel, et ta sul läbi sõimab, eks ole. Ütleb, kuule sõber, väike probleem, mis me teeme? Ja teed ära ja valmis. Kuidas see teil õnnestus alati? No ma ei tea. Kui mina käisin ülikoolis, meie kursustel oli sunduslik 2 humanities subject ja mina tegin psühholoogiat 2 aastat ja loogikat 1 aasta. Nii et ja me allega vaidleme selle üle vahel, seepärast arstiteadust seda ei ole, nii et ma ikka tõstad siis oma rinna välja, et vaata, ma ikka 2 aastat psühholoogiat teid. Aga niisugune aitab, eks ole, siis sa tead, kuidas inimene reakteerib ja kuidas palju lihtsam on, et kui sa tahad midagi võita, et sa räägid grupi inimesega, mitte ühega. Seepärast see grupp ise paneb selle ühe, kes seal sees on, tahab vasta vaielda, paneb talle näpu peale, et kuule sõber, ole vait, see on kõik korras. Ja niisugust asjad läpid ära, eks ole. Ja kui sa oled seda juba proovinud ja siis näed, et töötab. No aga ikkagi, kui suur stress see oli, et teil on selline tohutu objekt, maksab, ma ei tea, 10 või 100 miljoneid, siin puudutab tuhandeid elanikke, liiklust, tähtajad, poliitikud ja kõik see, ja siis see kõik tuleb sulle koormana õlgadele. No ja ma arvan, et kui sul on niisugune iseloom, kes stressib, siis ta on suur. Aga minul ei ole niisugune stressi iseloom.
ma küll tõusen vahel või ärkan üles poole öö ajal ja mõtlen kogu aeg läbi, mis mul juhtub. Aga mitte seda, et ma nüüd viskaks susid püsti ja ütlen, aitavad enam seda ei jõua vastu panna. Ta peab olema ikka niisugune, tugev on vale sõna, aga niisugune iseloom, mis ei lase, nagu ma ütlesin, et probleem ei tohi lasta probleemiks, ta peab olema challenge, eks ole. Ja ei tea, siiamaani ei ole veel, kõik asjad on uued, põlved on selge tööta, aga siiamaani on prillidest üleval pool on veel praegu korras. Millised olid järgmised suured objektid pärast seda Moringa Expressway'd? Tähelepanuväärsem. Kuulge, nii palju on, aga siis peale seda Moringat siis mind saadeti jälle project manager, mis kutsuti Outer Freeways väljaspool Sydney kiirteeded ja me ehitasime Campbelltownist Mittagongi umbes 40 kilomeetrit. Enamas pool oma jõuga ja pool juba eraviisil ja sealt hakkas see eraviisi see peale. Aga ütleme nii, kui sa nii kaua oled niisugust asja teinud, seal ei ole niisugune, et hommikus ikka võtad kahvli õigesse kätte ja noa teise kätte, pole ju mingisugust suurt probleemi. Aga kui ma küsin niipidi, et millised on olnud kõige kallimad? No kõige kallimad, mis ma täna näitan teile ka, on see Sydney Orbital M7, mis on see 40 kilomeetrit pikk ja see maksis ütleme 1,3 biljoni dollarit. See on kõige suurem. Meil on sama suur sild Brisbane'is, aga mina ei ole seal midagi muud teinud, ainult et ma disainisin see võrdlused teekatte kohta, mis seal peaks olema. Aga ikkagi, kui sul on selline näiteks $1,000,000,000 objekt ja kui suur see vastutus on või kui suurelt te tunnete seda vastutust, kui midagi vussi läheb? Ei, no vussi läheb kogu aeg muidugi. See minu töö viimane 10-15 aastat on seal noori mehi välja aidata. Kui ja midagi vussi läks? Jah, aga kohe ka muuta meetod, eks ole, mis kutsus corrective action, et mis tuleks teha, et see enam ei juhtu. 1,5 miljardit rullib keele pealt ära neid mitte midagi. Aga sa pead ju tööd tegema, et seda raha saada makstud. Ja see, et sul peavad organisatsioon olema niisugune või niisugused, seal veel oli 3 organisatsiooni ja et nad kõik lõpuks lähevad kokku ja töö saab niiviisi tehtud, et raha ikka sisse tuleb. Ja kui sa mõtled nüüd, ütleme 1,5 miljardit, selle me tegime alla 3 aasta, 33 kuud, nii et alla 3 aasta. See tähendab, et 500 miljoni aastas pidi, ütleme, kui oleks see regioon see. Ja see jaga nüüd, ütleme, 12-ga, see on juba 40 miljoni, 4 miljoni nädalas. Sa pead tööd tegema. See on, ja siis, ega see ei ole nalja asi, et see töö peab tehtud saab enne, kui sa makstud saad ju, eks ole. Kui te võrdlete seda, kuidas Austraalias tehakse teid ja seda, mida te näete Eestis, mis on põhilised erinevused? No ametlikult ma ei võrdle seda üldse, aga siis no professionaalina. Põhiline see on, et mina olen betoonimees ja nad peaksid, vaata, Narva maantee tehti sõjavangide poolt ju 1940 või midagi. Ei olnud mingisugust teooriat, ei olnud mingisugust meetodit, ei ole mitte midagi. Jupid on ikka veel seal, eks ole ju. See on 70 aastat vana. Nii et teie usute, nagu ma ei tea, käsi piiblil betoon teesse? No muidugi. Sellepärast, et me garanteerime 40 aastat, või see saab välja töötatud. Ja siis betoontee hooldus on
no ütleme 20 aasta peale, seepärast asfalt ei saa ainult 20 aasta peale planeerida, on 10 korda väiksem kui asfalt tee peale. Ja mõtle, kui palju seal raha läheb. Mitu uut teed saaks selle eest ehitada? No kui palju Austraalias ehitatakse betoonteid? No New South Walesi on proportsioonis nii. Jah, kõik. Kõik sisuliselt? Kõik peateed. Ja. Aga näiteks Euroopas, Austrias, mul on Austrias suhted seal iga ülikoolidega asjadega, teiste asjade üle, aga Austrias on 2 seadused, kõik peateed peavad olema betoon. Kõik betoonteed, mis tehakse uuesti, mis Hitleri ajal oli tehtud, eks ole, 80% sellest killustikust või sellest betoonist tuleb ära killustikku teha ja uuesti tarvitada. Ja siis seal on igatsust veel teised reeglid näiteks, kuidas moodi seda teed lõpetada, et ta ei tee mingisugust või noh, et vähem müra oleks. Vaata, ja kuidas ta vasta peaks, eks. Asfaldil on ju teine asi on see, et talvel ju sõidavad selle kettidega, eks ole, see ju ka sööb ära ja... No te olete kindlasti Eestis käies ju küsinud, et mehed, et miks te kogu asfaltteed teete? No ma olen diplomaat samal ajal, nii et iga mees teeb oma järgi. Aga ma arvan, et Eestis ei, ma ei arva midagi. See... No jah, vaata, mis viga oli, võib-olla oli, et selle ajal, kui Vene ajal saadi väga vähe välismaailma ja need teooriad ja meetodid on kõik Ida-Euroopast pärit, mis mitte ainult Eestis, aga nad on palju taga ülejäänud maailmast, eks ole. Ma arvan. No vanust ei ole ilus rõhutada, aga siiski te võiksite ammu juba ju tegelikult pensionil olla, et miks te edasi teete seda tööd? Miks ma võiks oma pensionil olla? Mul sellepärast täna reede hakkas selg vajutama pensionil, on too kurat küll. Aga mis hoiab teid selle juures ikka veel? No mulle meeldib, mis ma teen. Ja paistab, et mis ma teen, on küllaltki kasulik erafirmale, et nad ei ole ütel mulle, et näe, see uks on seal, eks ole. Aga eks ma hakkan nüüd varsti seda asja vaatama ka. Ma ei tea, mis ma siis teen küll, aga no. 2010. aastal saite te väga kõrge autasu siin. Mille eest see oli? Täpselt ei tea, aga noh, see autasu oli see Rhodes Australia aasta tsiviilengineer, eks ole, mis üle Austraalia käib. Kui tähtis see teie jaoks oli, see auhind saada? No see oli väga kena saamine ka kullast, nii ükskord ma saan ta veel ära sulatada. Aga noh, ma ei tea, kas neil siis kedagi ei olnud enam anda, aga tegelikult see on vale öeldus. See auhind on ju antud 68. aastast peale, iga aasta ametlikult, aga mina olin ainult 13, kes selle sai, nii et kui seal ikka neid ei ole, neid Eesti juurtega inimesi, ega nad ei anna siis ka nii palju neid välja. Mida te ise peate enda karjääri kõige tähtsamaks saavutuseks või tähtsamateks saavutusteks mitmuses? Ma olin 23 aastat sõjaväes Kaitseliidus, aga noh, siin on Aameri reserv, mis oli teistmoodi. Ja siis, kui ma viimane 5 aastat, ma olin kolonel ja kõik inseneride üksused olid minu all. Ainult eestlane. Ja olgugi, et see oli Kaitseliit, eks ole. Minul oli staab, kus oli 33 elukutsulist sõdurit, majorist allapoole. Nii et käänpärast ikka nad tahtsid teada, et kus need ülejäänud eestlased on, aga ma ütlesin neile, et otsige veel paar head jobi. Aga kui me räägime tee-ehitusest konkreetselt, milliseid saavutusi te ise esile tõstaksite? Võib-olla see Moringa ongi see minu suurem saavutus just sellepärast, et ta on nüüd 43 aastat vana ja kui me üle sõidame, te ei näe ühtegi pragu selle tee peal.
ja võib-olla see oli veel sellepärast ka, et sellel ajal meie klient, maavalitsus, tegime selle kvaliteedi kontrolli. Nüüdsel ajal kontraktor või ettevõtja peab seda tegema. Ja ole sa hea, kui hea ettevõtja sa tahad, kui sul see rahabalanks ei ole seal õige koha peal, siis pannakse ikka üks silm kinni ka vahel, eks ole. Ja no jah, see on ikka vastu pidanud, nii et ma arvan, et see on võib-olla kõige suurem saavutus. Aga sõjaväes mul on ka suured saavutused, ma pärast näitan. Aga üks on see, mis Hanois ameeriklased võtsid iga päev pilte nende Vietcongi üksuste kohta. Üks päev on üksus ühel pool jõge, teine päev teisel pool jõge. Ja kõik sillad on katki läinud, pommitatud katki. Kuidas nad üle said? No, siis me töötasime välja. Ma töötasin välja, kuidas moodi saab silla teha niiviisi, et ta on öösel maa peal ja päeval või all. Ja siis seal on veel palju, sõjaväes sai ikka ka mitu asja tehtud, mis olid esimest korda. Näiteks? No näiteks üks, ma näitan pärast ühte reporti, üks kaarsild üle ühe suure oru sõjaväe sinist nõks väljas maa-alal, mis on tehtud Bailey panels. Kindlasti olete näinud 10 korda 5 jalga niisugused paneelid, mis pannakse kiiresti kokku, et silda saad üle või pontuunid või niiviisi. Aga see on kaarsild ja esimene maailmas jälle. Ja. Aga kuidas te seda oma aega jagasite või mismoodi see loogika oli, et kui palju kulus sellele Kaitseliidu tegevusele ja kuidas te seda aega leidsite siis selle oma põhitöö kõrval? No kuule, aja jagamine on niiviisi, et sa pead töötama programmile või prioriteedile, et mitte enne hakkad midagi peale, hakkad vahele midagi jälle, teed vahele, eks ole. Et kui sa töötad sellele, lõpuks, kui ma ära tulin, siis nad pakkusid mulle brigadeer kindrali kohta. Aga siis ma olin juba peainsener. No kuidas ma saan? Brigadeer kindralil on juba, tähendab, rügement, eks, või see, mitte rügement, diviis. No kuramus küll, kuidas ma saan peainsenerina ja siis seda diviisi järgi ka veel vahetada. Siis nad küll mõtlesid, et oli küll eestlane, oli vist päris hea mees, aga nii lolli küll ei ole, et kes lükkaks kindrali koha tagasi.